teise raamatu esitlusele. Esimene ilmus 5 aastat tagasi. Ja tänase raamatu pealkiri on siis Usk ja umbusk. Edasi on tegelikult ju ajakiri. Välja ilmub iga päev veebis ja 4 korda aastas paberil. Aga me anname välja ka oma autorite artikli kogumikke. Ja see konkreetne artikli kogumik on nüüd juba järjekorras 13. Nii et eks võib-olla Annika oskab ise seda kommenteerida, pealkiri Usk ja umbusk, järjekorra number 13, et kas siin on mingisugune lugu, mingi müstiline lugu ka peidus, eks ju, või mitte. Aga Annika on esimene autor, kelle raamatuid me siis anname välja juba nagu teist raamatut. Esimene raamat oli meie raamatusarjas 3. 5 aastat tagasi ja see on juba välja müüdud, nii palju kui mina tean. Ja see ei ole ka ju ime, sest sellistel teemadel inimesed vajavad lugemist. Tegelikult ajast aega sellistel humaansetel teemadel. Ja nagu Annika enne vestlust siin korraks juttu oli, et ega minu meelest 2 ilma 3. ei tohi jääda. Et need kuidagi kuuluvad kokku, et selline ütlemine on, et äkki 5 aasta pärast võtame jälle raamatu teha, et saaks kena triloogia kokku. Mis sa arvad? Ma täna istusin, nagu ma sulle ütlesin, istusin kodus ja kirjutasin selleks pühapäevaks artiklit edasisse. Nii et kui nii, siis see tänane artikkel võib-olla näeb 5 aasta pärast. Ma teen oma parima, et olla selline hea selline näpistaja sulle. Motiveerida. Sul lihtsalt meeldib inimesi kottida. Hea asja nimel. Ja ega muud, et kui esitlus on läbi, saab küsida, paarile küsijale on ka auhinnad ja nagu ma enne ütlesin, siis meil on siin ajakirju, need on tasuta kaasavõtmiseks. Vaadake, kes ei ole kursis edasi ka, et mis tüüpi väljaandega on tegu. Vot, aga Annikaga vestleb siis kirjanik Karl Martin Sinjärv ja lodedat juttu teile siis. Ja vaatame, kuidas selle lobedusega on usk, umbusk ja tegelikult ebausk. See 13 ja nõnda läheb minu arvates pigem ebausu kategooriasse. Et need on täitsa ise asjad ja ebausust võib üldse rääkida veel pikemalt. Ma enne ütlesin Jaanekule, et võta siis see must kass ka kaasa, siis läbi jookseks. Aga ta ütles, et ei jõua. Või igal juhul, et ta ei võta. Aga tegelikult ma tahtsin hakata pihta hoopis muudest asjadest. Esiteks ma tahtsin öelda, et me ei ole täna siin Annikaga nagu, või vähemalt mitte ainult nagu, või vähemalt mitte põhiliselt nagu kirikuõpetaja ja kultuurinõunik, vaid me oleme nagu klassiõde ja klassivend ja nagu 2 täiesti normaalset inimest. Ja me ei ole mingid institutsioonide esindajad või nõnda, et üks esindab kirikut, mina esindan Rahvusraamatukogu ja nüüd me peame kuidagi mingit tähtsat juttu ajama. Me räägime teiega juttu, me räägime omavahel juttu ja ma mõtlesingi, et ma tõmban selle värgi lahti hoopis teistest asjadest ja natukene just sellest, et võtta siis, kui me olime klassiõde ja klassivend ja koolilapsed veel mõlemad, siis mina olin niisugune natukene segapäine luuletaja ja tegime seal mingite sõpradega mingisuguseid tempe ja sina olid üks, ma ei ütleks nüüd, et mitte segapäine, aga hoopis teistmoodi tegelanna või tegelasetar. Tas suhtes, et sina ei võtnud kunagi kellegagi napsu, aga olid alati kõige lõbusam. Ja kui sa oma päritolu tõttu Ungarist käisid, siis sa tõid meile sealt paalikat ja uunikumi ja paatspaalinka
ja Tšeresni paalinka, need vist vastavalt olid aprikoosi ja kirsi omad, kui mul õigesti meeles on. Ja kõik niisuguseid pisikesi putlikesi, mida siis niimoodi näiteks tahtsid vaikselt timmisid ja maitsesid Ungari maitseid. Ja sellega seoses mul tuli mõttesse, et ma alustan selle asja üldse sellega, et ma annan sulle paar kingitust. Et noh, esmalt, et hakkame siit pihta. Kotis on veel mitu põnevat asja, aga nii kaua kui see pakib, ma räägin tausta. Karla räägib väga vanadest aegadest, väga, ma ütlesin, et ma alustan algusest. 7, 8, just. Paki sina seal oma asju, ma nii kaua teen tausta. Ma pakin lahti. No, pakisid lahti. Enam-vähem, aga ega ma sulle vahele ei taha seda. Ei, ma mõtlesin, et ma nii kaua teen nagu katet, et sina saad seal pakkida oma asju ja mina nii kaua räägin, et nad ei peaks vaatama, kuidas sa oma asju pesid ja pakid. Mul ei ole pesukaarla. Ei ole, tähendab, on aga seljas. Nii, mina olen valmis kingitust vastu võtma. Nii, ma kingin sulle kõigepealt ühe korraliku porteri. Sest nagu juba öeldud, Annika alkohooli ei tarvitanud ega tarvita. Kogu aeg on seal taga kuidagi väga rõõmsa ja Elevi näoga, kui ta seda praegu räägib. Et selline siia maatus. Aga sellel on oma lugu taga, et miks just porter. Nimelt asi selles, et sina ungarlannana, pooleldi ungarlannana, ütleme siis nii, oled erinevaid gulašeid söönud ja tarvitanud ja mulle hakkas hirmsasti meeldima just Böömimaal või noh, täpsemalt Prahvas proovisin sellist Böömi gulašit, mis oli tehtud porteriga ja väga kihvt oli, aga midagi oli puudu. Sest mul tulin koju tagasi, ma küsisin sealt restoranist selle retsepti ja kodus vaatasin asju järele ja leidsin, et see, mis on puudu, on tegelikult see, et tuleks see Ungari ja Böömi traditsioon kokku panna. Ja siis ma kasutasin neid häid Ungari paprikaid, mida mu abikaasale oli just Ungari saatkonnast mingi pakitusega toodud. Ja võtta, seal on see magusapoolne ja siis on see hästi terav. Aga Ungari paprikapulbritel on hoopis teine maitse kui noh, see mingi suvaline supermarketi asi, eks. Et noh, kui sa tahad seda õiget maitset. Ma panin kokku selle tumeda õlle ja selle õige Ungari pulbri. Ja sellepärast ongi sulle siin see õlu, alkohool lendab välja kodistades ja tee seda sina kalkunilihaga või veiselihaga või vasikalihaga või mida iganes sa soovid. Aga see ei ole sulle mitte, loomulikult paku klaasike, terve see pudel ei lähe ära, pane puljongi ka pooleks. See on alustuseks. Lihtsalt selleks, et keegi ei arvaks, et me siin ainult kirjandusest räägivad. Tänan, Kalle. Ja ma arvan, et te olete kõik üsna meeldivalt üllatunud, et saate kulinaarseid nõuandeid siit kaasa võtta. Vaevalt keegi seda oodata oskas üksi. Aga aitäh, me lahendame selle pudeli kindlasti ühel, teisel, kolmandal kombel ära. Ma nüüd väga vaikselt hakkan liginema kirjandusele, aga esitan küsimuse, et kas sul kriminaalid ja põnevikud meeldivad? Ei tea, ei ole väga ammu lugenud. Tegelikult jah, ma arvan, et see karu keetmine oli viimane, mida me raamatuklubis paar aastat tagasi lugesime. Autorit ei hakka ütlema praegu, Soome autor, Lestadiuslastest, see oli viimane kriminaalid.
väga väärtuslik lugemine, aga üldiselt jah, kriminaalid ei ole mu laual niimoodi ootel. Väga hea. Siis ma saan kohe minna siit edasi tollega, et siin kindlasti kirjastaja natuke vihastab selle koha peal, aga ta saab kohe meile abiks olla. Nimelt paar päeva tagasi saatis Joel Jans mulle pakiga oma 3. osa Rõngu roimadest, mille nimi oli Viimne päev. Ma ei tohiks siin reklaamida muid raamatuid, eks ole, aga me oleme raamatupoes, me võime reklaamida tegelikult igasuguseid raamatuid. Ja see sobib siia praegu nagu valatult, sest kui ma vaatasin, mida autor oli mulle sisse kirjutanud ja ma loen teile selle ette. Vabandust. Mul on seda luubikest vaja, et väiksemat kirja lugeda. Karl Martinile mõnusaks lugemiseks. Joel Jans, Rõngu roimat 3, Viimne päev. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele. Ja siis autori nimi all. Ja siis, kui tuli mulle see raamatukene ja ma lugesin seda, siis ma mõtlesin, et midagi on nagu maailma kõiksuses valesti või just õigesti läinud. Et ma oleksin Annika raamatusse eeldanud seda tsitaati, mis tegelikult on minu meelest vähemasti 3 evangeeliumis olemas. Ma Johannesest otse ei leidnud, aga Markuses, Matteus ja Luukas on ta kindlasti olemas. Ja siis ma mõtlesin, et jästas, et kui Rõngu roimat Viimne päev, mul on selline tsitaat, et huvitav, kas Annika kirjutab minule raamatusse pühenduse, kus ta näeb põrgutulest ja väävlisuitsust või millestki sellisest, selles piiblis, mis koosneb ju, mis oli 39 pluss 27, 66 raamatust. Sealt leiab ükskõik, piibel on raamatukogu, see ei ole üks raamat. Sealt leiab ükskõik mida. Aga mulle tundus, et ma pean selle Joeli raamatu kaasa võtma ja kui Annika ütleb, et ta ei ole lugenud häid kriminulle tükk aega, siis võt see on nüüd see koht, kus ma tahaksin esmalt vahetada oma kaugprilli, lühiprilli kaugprilli vastu ära. Ja kus ma tahaksin ütelda, et ma kontrollisin enne üle, et Joel Jansi kõik 3 raamatut on olemas, need räägivad kirikuõpetaja Aleksander Lentsist Rõngus umbes 200 pluss aastat tagasi. Ja see peaks olema seda sorti krimikirjandus, mis Annikale kangesti meeldib. Nii et ma ei tea, Janek, kus sa oled? Janek on kaugel. Teeme nii, nagu kirikus kombeks on. Võta Kaabu, lase ringi käima või korralda ise, aga ma tahaksin, et selle vestluse lõpuks oleksid need Jansi 3 raamatut, mis on siin poes olemas, Annika jaoks siin lauanurga peal olemas. Kas ma viskan sulle või sa tuled ja võtad ise? Oota, ma pean ju ise natukene algatama. Annika teab väga hästi, neil on seal Riki kirikus nende põranda vahele kukkunud müntidega igasugust kuradi kilakola olnud. Mul palju münte ei ole, aga ma natuke panin siia algatuseks. Et sa mine vaata, mis sa saad rahva käest kokku ja siis tee organisatsioonilised järeldused. Aga selle kaudu me jõudsime raamatute juurde. Ja ma loodan, et Rõngu pastori hästi kihvide lugude kaudu jõuab
jõuad sina natukene põneva krivikirjanduse juurde ja põnekirjanduse. Kunagi me läksime kõvasti vaidlema kusagil seal 1980-ndate keskel sellise raamatu nimega Jumala orjad. Kui ma nüüd õigesti mäletad, kus üks tütarlaps ei olnud nõus oma usust loobuma. Äkki see oli Gardani? kõlab nagu ungarlautab Liisa Gardani, aga ma ei mäleta vaidlust. Pealegi sain ma sinuga tuttavaks 86 aastal ja siis me kohe hakkasime vaidlema. No ja umbes siis see raamat tõenäoliselt Põneviku sarjas ilmuski, sellepärast on mulle põnevikega seoses meenuski. Ja võtta, sul oli juba sees või noh, sul oli kuidagi orgaaniliselt sisse kasvanud selline noh, ütleme, usk, religioossus, teadmine Jumalast ja noh, mitte, et sa oleksid sel ajal olnud veel valmis vaimulik, aga sa juba käisid, eks ole, sünnitusmajas tööl, sa tegid, noh, sa liikusid selles suunas. Ja see oli natukene teistsugune suuremale osadele meist, muudest klassikaaslastest, kaasa arvatud minu jaoks, kellel ei olnud see orgaaniliselt kaasa kasvanud. Sul oli see luterliku või pigem kalvinistlik taust, eks ole, sealt Ida-Ungarist, kus su vanaema elas. Kui ma millegagi mööda panen, siis paranda mind kohe. Aga mul on tunne, et noh, vaata, sa võid hakata vanemas eas kramplikult midagi uskuma või nii-öelda kurjategija leiab Jumala, eks ole, ja midagi sellist. Ja teine asi on see, kui sa oled sellega kuidagi kokku kasvanud. Kuidas sa kasvasid kokku sellega, mille abil sa praegu neid tekste üldse kirjutad? See oli nüüd küsimus. Kuidas sa kasvasid sellega kokku, mille abil sa praegu neid tekste kirjutad? Või see oli nii vara, et sa ei mäletagi? Ma ei tea, ma mõtlen, mitu sajandit peaks selleks tagasi minema tegelikult. Ma ei tea seda. See on nagu tead, Mao tee või jälg kivi peal. Mine sa võta kinni, kuidas kasvatakse kokku Jumalaga. See ei ole ju midagi sellist, noh nagu kasvamine üldse, kes meist oma kasvamist suudab hinnata või analüüsida. Veel vähem seda, mis toimub vaimus. Ei saa sentimeetrites mõõta. Ma tõesti arvan, et see on kusagilt selline, ma tea, geneetikas, veres juba otsapidi sees. Muidugi, jaa, sajandeid on mu peres kirikuõpetajaid olnud, vähemalt reformatsiooni algusesse, vähemalt 16. sajandi algusesse tagasi ulatuvad meie peres kirikuõpetajate see jada sinna tahapoole, lihtsalt ei tea, ei näe. Aga kindlasti, kui ma hakkasin 15-aastaselt sünnitusmajas tööl käima, siis ei olnud see kuidagimoodi tollal, vähemalt uneski, ei olnud see minu jaoks mingi teekond vaimulikuks saamiseni. Aga eks ma olin selle sees kasvanud kuidagi üsna niimoodi rahulikult, see oli väga enesestmõistetav, mõelda Jumalast, usaldada teda, aga need asjad niimoodi päris sujuvalt siiski ei lähe ja võib-olla on isegi parem, et nad nii ei lähe. Et ka minul oli vaja hilisemas vanemas eas, 20ndate alguses vanemas eas, teha ära oma üsna rasked kukerpallid, kukkumised, langused, tõusmised, murrangud. Et ka nagu isiklikult sellest aru saada, et seda armu vastu võtta. Nii et ma arvan, et ühtepidi võib minna sajandeid tagasi ja siis läbi kogu lapsepõlve see suund või see vaim seal sees, aga ikkagi pidid olema ka väga tõsised murrangud ja otsused mu enda jaoks.
mis ei viinud ka veel selleni, et minust kirikuõpetaja saab. Need olid päris valusad asjad, mis mind tegelikult selleni viisid. Valusad ja selle valu läbi ka nagu arusaamise kogemused. Ja noh, nüüd ma siis tõesti kirjutan. Aga mitte ainult ei kirjuta, vaid ka elan koos oma kogudusega ja inimeste keskel ja see kirjutamine, ma ei saa, võib-olla see on see koht, mine tea, kas ma pärast üldse midagi siin vahel saan rääkida, et kus ma tahan Jaanek sulle sügava kummarduse teha, kui te mõtlete, et kus see ainukene niimoodi hakkas järsku raamatuid kirjutama, mina ei ole kunagi mõelnud, et minust saab. Minust ei olegi saanud kirjanikku, minust ei saa ilmselt mitte kunagi kirjanikku. Aga Jaanek on see, kes võttis minust kinni ja ütles, et sa pead kirjutama. Ja sellest saab umbes 10 aastat nüüd juba me siin rehkendasime, kui ta suutis mind ära veenda, et on oluline püüda sõnastada seda kristlikku sõnumit mitte ainult koguduses, mitte ainult kirikus, kristlaste keskel, vaid püüda seda sõnastada nõnda, et see puudutaks ka laiemalt inimesi, kes võib-olla pelgavad kirikut, kes pelgavad ristiusku, kes pelgavad üldse kasutada sõna Jumal. Ja ma ei ole seda väga julenud teha ja noh, Jaanek, tõesti müts maha sinu ees, sa oled tead, kui palju pidanud mind ikka ja jälle julgustama ja ärgitama, et ma kirjutaks. Ja ma olen kogu aeg kõhklev ja kahtlev, kas see on vajalik, sest see on ka tohutult raske töö, ma ausalt ütlen teile, jutluse kirjutamine ka ei ole kerge, aga edasi jaoks lugude kirjutamine on veel märgatavalt raskem töö. Ja niimoodi ma siis neid asju, mida ma nagunii mõtlen, mida ma nagunii läbi elan, püüan sõnastada. See on see vastus sinu küsimusele. Sa mainisid jutluste kirjutamist ja noh, see on ju sisuliselt asi, mida sa teed iga nädal. Ja noh, igal juhul teatava regulaarsusega. Mina nii täpselt ei tea, kas võib-olla mõni nädal jääb teinekord mõnel põhjusel vahele ja mõni nädal tuleb mitu pidada. See on natukene sarnane tehniliselt ainult tollele, mida ma ise teen, et ma igal nädalal kirjutan mingitest raamatutest ja soovitan neid, mõnikord tuleb see paremini välja, mõnikord tuleb see halvemini välja, aga ükskõik mida muud sa tahad kirjutada, igal juhul see teatav regulaarsus hoiab sind töös, et noh, et ma ei ole päris selline nulla dies sine linea vend, et mulle väga meeldivad päevad, mil ma ei kirjuta ühtegi rida ja näiteks lihtsalt võin terve päeva telekat vahtida või ringi jalutada ja noh, puhastada aju või hoopis mõelda, aga mitte midagi kirja panna. Et päris iga päev minu jaoks, noh, ma ei pea kirjutama. Ja ilmselt sinagi mitte, kui paljukest või kuidas hoiab sind just see niisugune teadmine, et nüüd jutluse pean ma niikuinii kirjutama, kuidas see hoiab sind teistsuguse kirjutajana töös või hoos või rõõmus või minekus? Jah, jutlus on natuke teine formaat. Meil on 2 korda kuus jumalateenistused, siis sinna vahele tulevad talitused, erinevad rõõmsad ja mitte nii rõõmsad talitused, mis on niisamuti, mis on tekst, eks ju, mida ma võib-olla ei kirjuta, aga mida ma loon oma mõtetes ja kõnelen. Ja edasi ka oli nõnda siis aastaid, et ma olin lubanud, et ma kirjutan korra kuus, kuni ma hakkasin ikkagi päris ära väsima, ei jaksanud. Kogudus kasvab, kogudus on elav ja tegus ja kõiksugused ettevõtmised, mis meil on, et see on päris suur. Ma ei saa salata, see on päriselt ka nagu enese sundimine. Ma mõtlesin siia sõites, et ma ei tea ju, mismoodi kirjanikel on, mismoodi päris kirjanikel on, et võib-olla nii, et ärkad üles ja sul on kohe mõtted peas ja istud ja sulg lendab ja arvuti all need klapid klõbisevad. Minu see asi küll nii ei käi. See on päris suur enesedistsipliin, et ma kirjutan edasile.
ja miks ma seda teen, ei ole üldse sellest, et mul oleks kangesti vaja kirjutada, tegelikult sugugi mitte, kuigi mulle on meeldinud. Üks põhjusi, miks mul arstiteaduskond omal ajal, üks põhjusi, miks see mul pooleli jäi, oli see täielik frustratsioon, et mitte midagi ei saanud ise kirjutada. No mitte ühtegi loovat lauset ei andnud kirjutada. No, eks seal oli ka muid põhjuseid, miks ma loobusin. Nii et jah, mul see ilmselt ju sobib kuidagimoodi, aga ma kirjutan sellepärast, et mul on tunne, et seda on vaja, inimestel või vähemalt, et mul on see ülesanne seda edasi anda, millest ma olen tohtinud Jumala armust osa saada. Et kui ma, praeguses maailmas ka, kui sa saad, ma ei tea, kas kõik said täna öösel kella 4 paiku sõnumeid või droonidest. Ja siis hommikul järgmine, et ikka ei ole. Ja ma küll magasin südamerahus edasi, aga ma mõtlesin selle üle niimoodi päeva peale, et kui me elame sellises maailmas, kus hakkavad tulema öösiti sõnumid või päeval või selle kohta, et millest sa pead aru saama, kas sa pead varjuma, kas sa pead töö katkestama, kas sa ei pea katkestama, et selline maailm nagu see on. Ja kui ma tean, kust ammutada rahu, kui ma tean, kust ammutada julgust, mitte et see mul alati õnnestuks, mitte et ma alati seda suudaksin, aga kui mul on see teadmine olemas, kuhu ma pean minema, kelle külge ma pean ennast ühendama, selleks, et leida julgust ja rahu ja rõõmu, mis on suurem kui selle maailma mõistmine või taipamine. Et kui ma seda tean ja sellest ei räägi, et siis see on vale. Et siis ma jään võlgu inimestele. Ma ei ole kunagi päris kindel, kas ma oskan seda nii teha, ma tahaks seda paremini teha. Mul on nagu kõhklusi, et päriselt seda loetakse ja päriselt, kas nagu inimesed leiavad sellest midagi, aga see sund minu sees, kui ma olen janusena leidnud allika ja jätan sellest teistele rääkimata, et siis see ei ole õige. See on see, miks ma kirjutan. Ma arvan, et see tähendab tegelikult seda, et sa oledki ikkagi kirjanik. Vaata, kirjanikke on ju väga-väga erinevad. On selliseid, kes näiteks tulevad lava peale ja räägivad omavahel ja ma usun, et keegi ei eelda täna, et ma loeksin siin ette mõne oma luuletuse või sina loeksid ette mõne oma jutluse. Me räägime sinu raamatust ja natukene muudest maailma asjadest ja on neid, kes tahavad tulla lavale, üldse mitte inimestega suhelda, aga aktiivselt ja aktuaalselt lugeda ette mõne oma uuema teksti ja siis kaduda. Ja on neid, kes on kodus ja kes tahavadki suhelda ainult välja trükitud või olgu siis interneti pandud teksti vahendusel, aga kes ei taha kunagi elusa lugejaga suhelda. Sina kirikuõpetajana suhtled ju elusate inimestega maru palju. Samamoodi Joel Jansi raamatutes Rõngu pastor Aleksander Lents, tema võlu ongi nagu selles, et ta suudab suhelda ja sõber olla kõikidega, nii skakstega kui matsirahvaga, kui läbiränduritega. Ja mul on tunne, ma võin eksida. Aga ütleme, kui kirjanik võib kuhugi kapselduda, siis kirikuõpetaja ilmselt ei saa, sest tema ülesanne ju tegelikult ongi rääkida nii maas lebava joodiku kui linna kõige rikkama tüübiga ja katsuda neil leida mingi ühisosa, teada, mis toimub hea või halb igasuguste inimeste seas ja seda kuidagimoodi paremaks teha. Või ma eksin? Muidugi mitte. Mis asi, kas need kirikuõpetaja just see on, kes kogu aeg räägib? Ma väga tahaks olla see kirikuõpetaja, kes rohkem kuulab ja vähem räägib. Aga eks sellega on nii ja naa. Ise jällegi üsna raske seda hinnata. Aga see teiste kuulamine, teistega koos olemine on tohutu inspiratsiooni allikas.
ja see on niisugune asi, et sageli need asjad, mida ma kirjutan, saavad alguse mingisugusest mõttekäigust, arutlusest, mis mind natukene nagu kuidagi raputab või haiget teeb isegi. Või kuidagi nagu mõtlen, et appi, kuidas ma suudaksin seda seletada, kuidas ma saaksin sedasama minu jaoks nii olulist mõttekäiku Jumalast, armastusest, tõest, sellest maailmast, kuidas ma suudaksin seda teistmoodi siis seletada, kuidas see võiks kohale jõuda ja just sellised mõnikord niisugused nagu nõutust tekitavad olukorrad. Mul on siin päris mitmeid inimesi koos, kellega me siin viimastel nädalatel oleme kas piibliringides või kusagil kokku saanud ja teate seda, et just sellised olukorrad, mis nagu selline tunne, et oota, et kuhu me välja jõuame, me ei jõua nagu õieti kusagile ja ma ei oska vastata, ma ei oska sellest nagu umbsõlmest kuidagi välja tulla, mille üle me praegu siin räägime, sest piiblitekstid ei ole kergesti mõistetavad tekstid ja me oleme vaiksel nädalal, kui me mõtleme suurele reedele ülestõusmispühadele, mis kohe-kohe ukse ees on. Need ei ole just niisugused asjad, et seletad ära ja siis kirjutad Quoderatemas Strandum, mida oligi tarvis tõestada, eks ole, ja võtame järgmise lahenduskäigu ja vaatame selle läbi. Ja just sellised olukorrad, mis saavad sündida üksnes inimestega suheldes, on tegelikult need, mis on mul nagu ora minu sees lisaks Jaaneku tagant tõukamisele. Ma näen vaeva, ma mõtlen ja käin ja mõtlen nagu munas kana olen. Mõnes mõttes nagu need tekstid sünnivad, jutlused ka sageli, nagu sünnitusvaludes, nagu kuidagi nii hädas oled sellega, kuidas. Ma otsin seda viisi, kuidas seda taas ümber sõnastada, sest tegelikult teoloogia ongi ju see, et tänases päevas pead sa suutma mõelda, kuidas Jumal täna inimesteni võiks jõuda, kuidas ta täna saaks elustada või tervendada või julgustada või lohutada või suunda näidata või pimeduses valgust näidata. Ja mina olen tegelikult see vahepeal Luther ütleb seda üsna nagu robustselt toru. Mina olen toru seal vahepeal, minu kaudu peab jõudma hea sõnum, rõõmus sõnum inimesteni. Ma ei tohi seal üldse väga nähtav olla, sellepärast on sellised olukorrad nagu täna siin minu jaoks, see ei ole kõige mugavam olukord siin teie ees niimoodi olla, aga sest ma peaks olema lihtsalt üks toru, kellest voolab läbi sõnum, aga siiski nõnda, et see ei oleks seesama sõnastus, seesama viis, kuidas sellest räägiti 12. sajand või 16. sajand, vaid nõnda, et see meie tänases päevas 31. märts, andnud Domini 2026, suudaks kuidagi jälle natuke üles tõsta, natuke lootust anda, natuke rõõmu teha, prioriteedid paika seada, mitte lasta ennast heidutada ja edasi minna. Ja selline on see töö, ma arvan. Ma usun, et see loovtöötaja töö ongi see, et paljud on omandanud teatud käsitööoskused ja tihtigi see sellest algab, aga olen isegi mitu korda tundnud, et mingid asjad, mida ma siiamaani parimaks pean, et siis tuleb see torutunne. Et ma võin ju istuda maha ja hakata kirjutama ja vahel toru jõuab kohale, vahel ei jõua. Mingi tehniline oskus on olemas, ma võin praegu tellimuse peale kirjutada mingisuguse luuletuse, eks, aga teinekord on see, et sa pead istuma maha ja panema selle mingi teksti kirja ja ise ka niimoodi istud lõugripakil ja mõtled, et kust see raisk nüüd tuli. Ja see on nagu see, kui sa tunned, et sa oled osanud olla õige toru. Ma ei tea, või on see nüüd lollakas kommentaar? Ma ei tea, mul tuli vahepeal meelde see, kui sa ütlesid, et tellimise peale luuletusi. Mul tuli praegu meelde, kuidas see reaalkooli viimastel aastatel meie spordipoistele tellimise peale kirjandeid kirjutasid, Tasper šokolaadi oli sinu taks. Teemandi ette ka nii palju, kui oli neid võitsi, kes hakkama ei saanud Karlemad, kui kirjutas neid šokolaadi teist. Eks see oli nende oma asi, kui palju nad suutsid meelde jätta, aga ma panin neile mingisuguse narratiivi paika ja vähemalt oma 4 said
et jah, ja noh, loomulikult noh, kui sulle on antud mingisugune oskus, ükskõik kas sa oskad sepatööd teha või koodi kirjutada arvutis või näiteks sõnaga heaste ringi käia ja kui sul õnnestub sellega mingisugust elatist teenida, siis noh, väga tore. Ega ma ei tahaks kuidagi praegu 54-aastasena minna ja hakata sepatööd õppima, sest noh, esiteks ma tean, et minu manuaalsed oskused on alati kehvavõitu olnud, ma ei ole seda vineerist põrsast osanud isegi 3. klassis välja lõigata midagi hästi või midagi sihukest. Aga noh, on jälle mingid teised asjad, mida olen osanud mina ja on mingid asjad, mida oskad sina ja mingis osas need kõik asjad kattuvad ja ma arvan, et näiteks raamatud on tegelikult üks niisugune äge asi, et noh, jupphaaval, tükkhaaval üksteisele ja kõigile muudele müüme oma usud ja tõed, nagu kirjutas Paul-Eerik Rummo või umbes nõnda, aga me vähemasti pakume neid neile välja. Ja raamatud on selles mõttes ühine asi ja seda on hea öelda raamatupoes, et olgu, et minule ei meeldi, noh, või noh, ma ei tea mitte midagi balletist või ooperist ja mitmest muust kunstivormist, noh, ma tean, aga ma ei naudi neid. Aga raamatute puhul on see asi, et raamatuid on kõigest, neid on kirjutatud balletist, neid on kirjutatud ooperist, neid on kirjutatud tapmisest ja sündimisest ja sünnitamisest ja luuletamisest on kirjutatud raamatuid, rääkimata, et raamatuid endid on luuletatud. Raamatuid on olemas kõigest, sellepärast ma pean sõna ja kirjandust selliseks põhiväärtuseks ja noh, eks alguses olnud ju sõna, võib-olla oli midagi veel, ma ei tea, äkki sa tead paremini. Sa tegid ju ka terve hulga väga vägevaid sõnu ja kui me võrdleme seda, noh, piiblis oli 66 raamatut, eks, mina ei oska öelda, need lood siin sees, oleksin pidanud need ka kokku lugema. Aga noh, kas see on nüüd üks raamat või on see tegelikult mitu raamatut, noh, ta on 3 jaotatud seestpoolt, eks. Aga igal juhul on ta sõna, mis soojendab inimest ja annab võimaluse õppust võtta. Ja sellega on niisugune kummaline lugu, eks, teoloogiaga üldse jumalast kõnelemisega. Karl Barth on seda öelnud, et see on üks teised kirikuisasid on seda tõdenud, et meil on antud ülesanne sõnastada sõnastamatut. Et see tegelikult teeb kogu aeg midagi, mis on võimatu. Panna sõnadesse Jumalat, panna sõnadesse tõde või noh, armastust, igaüks meist, kes meist armastab, teab, kui ilmvõimatu on seda tegelikult sõnadesse panna. Iialgi sa ei püüa seda sõnadesse, ei fikseeri seda sõnadesse. Ja see ülesanne on samas meile antud, meil on vaja, me teame üksteisele tunnistust andma sellest allikast, mida me leidnud oleme või sellest tõest, mida me aimame, mis ei ole meie käes, mis ei ole kunagi viimselt meie käes, mida me ei valda või ei halda, me ei ole nagu tõe haldajad, eks ju, ka vaimulikult mitte, ka teoloogid mitte. Ja selles mõttes on see niisugune kummaline asi, et sa püüad sõnadesse panna ja samal ajal peab kogu aeg endale aru andma, et see on suurem kui sõnad, sa ei saa seda sõnadesse vormida ja samas sa ei pääse sellest kohustusest seda teha. Ja see oleks nagu üsna niisugune skisofreeniline õudne olukord, kui ma ei teaks seda, et tema tegutseb oma tahtsi edasi. Ja see on mul lootus ka, ma ei tea vaata seda, et kas keda see soojendab, keda see mõnigi lugu võib ärritada hoopistükkis, see kommentaariks vahel, et teda 5 aasta jooksul kirjutatud lood ja taaskord Jaanek tegi nendest valiku ja ütles, et need on need, mis siia sisse lähevad, ma isegi mul ei olnud nagu väga kaalumiskoht, aga äkki võtame midagi muud, ei olnud ka aega mul väga kaaluda, Jaanekil oli see valmis, need lähevad.
5 aasta jooksul sündinud lood, õnneks me nii palju vist olime õppinud, et nüüd on kuupäevad kõigil juures, et nagu saab aru sellest, et oota, see on mingisuguses ajas, mingis konkreetses olukorras sündinud, eks nüüd on võib-olla, mitte võib-olla, nüüd on täiesti teine aeg paljuski asjades, paljud asjad on muutunud, eks. Aga jah, see on asi, mis on tegelikult nagu ülesanne meile kõigile läbi kogu elu püüda sõnastada sõnastamatult, me ei pääse nagu sellest sõnadesse panemise sunnist või vajadusest, sest me oleme mõtlevad inimesed. Ja see ei tähenda seda, et tegu ei oleks tähtis, eriti kui me räägime armastuse tegudest ja halastuse tegudest. Et kahtlemata sõna sai lihaks, sõna sai teoks, Jumala sõna ei jäänud lihtsalt mingisuguseks lobisemiseks, mingisuguseks verbaalseks pidevaks lobaks, eks ju. Et see sai väga konkreetselt lihaks, kehastus. Aga samas jah, kuna me oleme mõtlevad inimesed, siis me otsime sõnu ja püüame väljendada igal ajal uuesti ja uuesti. Igavesi tõdesid kogu aeg uuesti, see on see põnev asi. Tead, me oleme omadega nii kaugel, et me peame vaikselt hakkama otsi kokku tõmbama, aga ma mõtlesin, et mul on piibel ka tegelikult kaasas. Igaks juhuks peab olema, aga vaatame korraks kriminulli sisse, nüüd tuleb jälle prille vahetada. Ei tea ju, mida lugeda. Ma loen siit selle Rõnguroimade 3. raamatu lõpuotsast ilusa lõigukese ja pärast õhtul, kui ta õunapuuaias piipu tegi, vaatas Lents taevasse ja püüdis leida seda rohelist tähte, et kartmatult saatanale silma vaadata. Kuid taevas oli pilves ja isegi kuu kumas nagu läbi paksu vati. Lents püüdis seda siiski leida, ent andis siis alla, sest mis tähtsust saab ühel tähel olla. Peagi tuleb öö järel uus päev, päike tõuseb oma kohale ja varjutab kõik tähed, olgu nad rohelised või valged. Niisamuti on ka saatan alati meie kõrval, aga Jumala looming on lõpuks ikkagi mõõtmatult suurem. Et minu meelest oli see ilusti öeldud ja nüüd ma koogin siit välja selle piibli, see oli kõige väiksem variant, mis mul kodus oli ja mu poeg oli selle just, või poeg küsis mu käest, et kas ta võib selle välja laenata klassivennale, et kellel ei olnud kodus. Ja muidugi ma ütlesin, et muidugi ta võib ja et kui tahab, et küll siis hangib ta lõue, mul on igal piiblil väike oma lugu taga, et ma naljalt ei kingi riiulist ära. Aga siis ma avastasin, täna võtsin ja tegin ta lahti. Siin oli vahepeal üks kummaline kleeps. Ja nüüd ta muidugi ei tule kohe välja, kui mul seda vaja oleks. Mul on nagu George W. Bush raamat valepidi ees. Õiget pidi kohe leiad kleepsu, mis oli vahepeal pandud järjehoidjaks ja mina ei ole seda kleepsu näinud enne. Siuke kleeps oli, kui peale oli kirjutatud, aga miks? Ja siis ma vaatasin, et kuhu kohta, ilmselt siis poja sõber oli pannud, aga miks? See oli ilmutuse raamatus, seal kuskil ilmutuse 2, 3 ja 3, 4 vahepeal. Ma vaatasin, seal on terve hunnik kirjasid igasugustele kogudustele ja nagu leitmotiiv on kõikide nende lõpp, et kellel kõrv on, see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Ja niimoodi
tükk aega järjest lõpevad lõigud sellega ja selle koha peal oli kleepekas nimega Aga miks? Ja ma tõmbaksingi enne küsimuste esitamise võimalust kokku selle jutu sellega, et kel kõrv on, see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Ja noh, ma arvan, et paraku Annika, oled sina see, kes praegu esindab seda vaimu ja teie, head sõbrad, olete kogudus. Mis vaim kogudustele ütleb? Tead, mul mingi klaaskuuli ei ole niimoodi kätte antud, mõne Teodori silmad või midagi sellist, mille peale siin mõni päev tagasi vaadati selliste puhkudel. No jah, see ei ole ju, taaskord see ei ole ju midagi uut, see on jätkuvalt see, et ära karda, sest ma olen võitnud ära kurja, ma olen surma ära võitja ja ma olen sinuga. Kui sa mõtled sellele, et sinuga on iga päev, iga tund surma ära võitja, see on suurem kui kogu maailma kurjus, siis ei ole ju viimset põhjust karta. See ei tähenda seda, et see oleks mingi kerglane, ära karda, eks ju. Aga viimselt ja just see võib-olla, et me oskaks eristada neid asju, mis on ajutised. Ja taibata, et nende üle on see, mis on viimselt suurem, mis on igavene, mis on mõõtmatult suurem. Ja see on meiega, see on ka meie sees ja meie üle. Et see kannab meid läbi ja see muudab tohutult palju. Meil oli eelmine nädal üks arutelu selle üle, et mis see muudab, kui ma tean, et Jumal on minu kõrval. Mis see muudab, kui olud ei muutu. Ja sellega on vist nõnda moodi, et kui su kõrval on mingi suvaline võõras või mingisugune suvaline tüüp, siis tõesti ju, kui sa oled ise väga-väga haige või oled surivoodil, siis mingi täiesti suvalise tüübi kõrvalolu ei muuda mitte midagi. Aga kui see on keegi, kelle sa oled endale lähedale lasknud, keegi, kes sind armastab, kes sind päriselt armastab, kelle armastuses sa võid lõputult kindel olla. Kui see on surma ära võite ja ta on sinuga, sinu pimeduses, sinu kuristikes, sinu valudes või sinu surmatunnil su juures. See muudab tohutult palju, sa võid avastada, sa võid olla leinas ja me olemegi, kui me kaotame, kui me surmale alla jääme, kedagi oma lähedast kõrvalt kaotame, see lein on väga suur, see ei ole kristlaste kuidagi väiksem, aga kusagil su kukla tagasagaras, kusagil su südames hoopis on see teadmine, viimselt ei ole sellel ei ole nagu viimset sõna, et sinuga on see, kes kannab teid kõiki läbi, meid kõiki sellest kaosest, sellest hävingust läbi ja tema sõna jääb kõlama ja tema ise jääb püsima ja sina tema sees, see on see, mida vaim meile ütleb ja kokkuvõttes on see, et ole julge ära karta. Suur aitäh ja kui on nüüd küsimusi, siis on aeg küsida. Ja andke käega märku, ma toon ka mikrofonid, siis jääb ilusti meile heli peale. Siin on auhinnad ka. Ja kahene auhinnad. Mul oli kohe natukene hirmus hakkas tähendab, et Annika tõi selle surma ja leina sinna juurde. Paraku homme tuleb meil üks ühine klassivend ära saata. Võte, me oleme vaikses nädalas, see on see asi ka, et see on, et need teemad on meil õhus ja kogu aeg keegi sureb ja me teame seda, et ka noored ja lapsed ja keskealised ja vanad ja me püüame sellele mitte mõelda, kui vähegi saab ja vahel ei saa, aga siis on see suure reede ja ülestõustuspühade sündmus sinu ees. Muidugi võib sellele silmad kinni panna, aga see on nagu lihtsalt nii
nii hämmastav, nii arusaamatu. Kogu see ristilöömise teema ja surma teema ja kannatuse teema ja siis on võib-olla vaja seda, et me sellele otsa vaataksime ja seda püüaksime mõista, millest see meile kõneleb. Ja kes see endale mõeldes ja meile kõigile mõeldes on see ülestõusmise valgus see, mis kumab läbi, ikkagi kumab läbi kõigele vaatamata. Sellepärast teen sisse. Aga rõõmuga ootan mõnda küsimust. Ma võin ise ühe küsida, mis mul lõi praegu pähe ja mul ei ole seda. Võib-olla see on hästi rumal küsimus, aga ma loodan sellega, et rumalaid küsimusi tegelikult ei ole olemas, eks ju. Ma tõepoolest panin need plokid, see raamat koosneb 3 plokist, eks, et seal on artiklid esimeses plokis usk, teine armastus või usk, lootus ja armastus. 3 sellise ploki vahel on need artiklid jaotatud, mis justkui siis nagu meelevaldselt, võib-olla need artiklid räägivad rohkem sel teemal, need selles ja need kolmandad armastuse teemal, et kas saab nii üldse küsida, et mis neist 3 on kuidagi olulisem või tähtsam või see baas, et millest kõik nagu alguse saab? Sellele õnneks vastas ära juba Paulus esimeses Korintusele kirjutatud esimeses kirjas, kus ta ütleb, et aga nüüd jääb usk, lootus, armastus ja suurim neist on armastus. Vaata, usuga on see lugu, et usk on usaldus, eks ju, see on see asi, mis nagu võiks kohe võtta, et usk ei ole mingi tõekspidamine või arvamus, et asjad nii on või ei ole, usk on, kristiusu mõistes on usk usaldus. Seesama sarnane usaldus kui see, kui sa usaldad oma sõpra või usaldad oma last või oma ema või isa, Jumalaga on see samamoodi mitte see, et sa arvad, et Jumal on olemas, vaid usaldus tema vastu. Et kui me kohale jõuame, kui me seal oleme, kui me pärale oleme jõudnud, siis mõnes mõttes see usk muutub nagu teisejärguliseks, sest siis lihtsalt oleme üks, oleme koos, eks ju. Ja siis praegu on see, mis meid käivitab, mis annab jõudu vaatamata kõigele, hoolimata kõigest ja siiski hoolides kõigest, on lootus, mis aitab veel edasi minna ja purunenud suhteid püüda parandada ja esimult uuesti üles tõusta ja edasi minna, eks. Ja see on selline, et ma mõtlen, et kui me oleme pärale jõudnud, kohale jõudnud, iganes, ma ei taha öelda seal, siis tekib nagu selline geograafiline mõõde, aga kui kõik on kõigest, kui on kõik, oleme viimselt üks, siis on armastus, ma arvan, et see on nagu see lõpp selles finiši mõttes, the end, eks ju, meie eesmärk, see, mille suunas me läheme, täieliku, täiusliku, puhtaima armastuse suunas, see on see, mis on igavik, arvan ma. Ma tean, et kui inimesed kirjutavad, siis neil on tavaliselt mingi lugu või mingi nagu teema, mis nagu neid rohkem kõnetab. Ja ma tahtsingi küsida su käest, et kas sul on mingi nagu artikkel või teema, mis on sulle nagu eriliselt kuidagi korda läinud või mis sulle nagu väga meeldib? Ma kirjutan nad ära ja siis nad jäävad selja taha. Ja kui Janek mulle saatis siin pool aastat tagasi või millal selle kogu neid tekste, siis ma lugesin ja ma olin täitsa imestunud, et sellised lood on olemas. Päris huvitav oli nagu, mina kirjutasin küll. Ja nad ei jää mul väga meelde. Välja arvatud juhul, kui ma olen kellestki teisest väga inspiratsiooni saanud. Praegu istub Jane, mu armas kolleeg, mu kallis Järvamadise kolleeg Jane Vain seal. Kui sa andsid mulle oma pastoraadi 3 päevaks ja ma eelmine suvi augustis puhkasin seal. Tõesti puhkasin, lihtsalt puhkasin niimoodi, et kirjutasin edasi artiklit, see on sageli, puhkus, eks ju. Siis ma lugesin paar raamatut seal läbi, üks oli Pirogovi mälestused ja kuidagi sealt sain inspiratsiooni ja teadsin, mitmed killud tulid kokku ja ma kirjutasin selle loo. Ma mäletan praegu rohkem seda Pirogovi mälestusi, eks ju, samamoodi ma nägin siin sisukorras on üks albatrosside lend. See oli koguduse raamatukogus leitud Eesti-aegne Eesti
üks kirikuõpetaja, oli see metallmeister või ei olnud, kaks kirikuõpetajat olid, kes olid üsna kontroverssed. ELK-sse ei sobitunud, näed kui tore, et ma just selle, vabandust, see oli teine neist, Voldemar Kuljus, kes oli Iisaku koguduse õpetaja, tegid väga õige koha peal selle lahti. Tema jutluste kogu lunastatud albatrossid, eks ju. Ja see oli nii võimas ja siis ma seda väga palju siin tsiteerin, et ma ei mäleta nagu oma lugusid, ma mäletan seda võimast kogemust, mis ma saan millegi lugemisest, mis siis paneb mind jälle edasi mõtlema ja kirjutama, et umbes nii see käib. Aga noh, ikka, eks nendest asjadest kirjutamise õhus on või mis mind kuidagi, nagu ma ütlen, mis nagu puudutavad, riivavad, liigutavad ja siis läheb elu edasi. Aitäh! Minul oleks küsimus rituaalide kohta, et kas sul on ka mõned rituaalid kirjutamisega seoses? Peamine rituaal on see, et tuleb hakata kirjutama. Tuleb hakata kirjutama, sest ma võin nagu munas kana käia ringi päevi ja teada, et ma pean kirjutama, mul on tähtaeg kukid, ma pean kirjutama. See oli aasta 2 tagasi, kui ma käisin Saksamaal, seal Lõuna-Saksamaal, kus ma aeg-ajalt saan käia saksa kirikuõpetajate täienduskursusel. Meil oli üks imetore harjutus, mis seal anti. Me võtsime mingisuguse suvalise rulli nagu loosi ja ei tohtinud seda lahti teha, vaid pidime selles väikeses Pullachi linnas suvalises suunas minema kõndima. Meil oli täpselt ette antud, kui kaua me kõnnime. No, oletame, et see oli 4 minutit 30 sekundit pead sa kõndima ja siis kuhu sa jõudnud oled, seal teed sa selle rulli lahti ja loed, mis on su kirjutusülesanne ja siis kirjutad. Ja mina olin mingisuguse 3-kordse maja prügikonteinerite selle rulli juurde parasjagu jõudnud ja siia selles kohas pidin ma sellel ette antud teemal kirjutama. Ja ma eluks ajaks nagu püüan oma selle meelde jätta, et mis siis teha tuleb hakata kirjutama. Et see mul nagu muid rituaale väga ei ole ja ma meenutan omale seda kogemust, see oli niivõrd vabastav ja võimaseks, et tegelikult ma võingi jääda muidu ootama seda Pegasust või inspiratsiooni või mingit, et tuleb ühel hetkel lihtsalt hakata kirjutama. Kas pole ka nõnda, mul on küll väga sageli tundunud, et on, et selline prokrastinatsioon ja edasilükkamine on selles mõttes tohutult tootlik, et kui sul on mingi asi, ja sa tead, et see tuleb ära teha, sa õudselt ei taha seda tegema hakata ja sa lükkad seda edasi, et selle aja jooksul jõuad sa ära teha terve hunniku asju, mida sa muidu poleks üldse ette võtma hakanudki. Ja siis, kui see hunnik on valmis, siis on kuidagi nii hea tunne, et siis see edasi lükatud asi mis see koera sabast nüüd siis üle minna. Sellest võib siis arvata, et sul on väga puhas ja koristatud kodu. Vaimses mõttes mõnikord on. Ja füüsilises mõttes, võta nüüd kinni, ega tolm langeb omal kiirusel, selles suhtes ei saa sa mitte midagi ette võtta. Sa pead selle aeg-ajalt ära koristama ja siis mõnikord teed sinna märke tolm. Kui vaatad, et see märge on veel sügavamaks muutunud. Ja see on tegelikult vaimselt ka täpselt samamoodi, aga lihtsalt nõudepesuga on sisuliselt sama. Mõnikord on õudselt kahvast, võtad ette, pesed nõudid ja mõtled samal ajal mingit kolmandat mõtet ja siis on ühe korraga on mõte valmis ja nõud pestud, eks ole. Aga igal inimesel on neid selliseid asju päris palju erinevaid. Ma just ütlen selle lõpukohta juurde. Enne kusagil, mida mul kadus niimoodi, mitte läks mujale. Miks ma väga ei põe selle raamatu pärast, ei ole varem põdenud ja ei põe ka edaspidi, see lihtsalt on sündinud suuresti tänu Jaanekile, ma isegi, ma ütlen, ma ei ole taga ju üldse raamatuga vaeva näinud, küll nende lugudega. Aga mul on see usaldus, nii nagu ka jutluste puhul, teate, mida ütles Luther, kui ta jutluse ära oli pidanud või mida ta mõtles. See on ta kusagile kirja pannud. Kui sa oled oma jutluse pidanud,
siis ära enam põe. Siis anna ülejäänud kõik Jumala kätte ja ise võta üks õlu. Mina, kes ma õlu iseenesest ei armasta, aga ma tuletan endal seda alati meelde ja miks see julgus nagu on? Ma tegelikult sellepärast, et vaata, ta vajab sinuga ise oma asja. Mina kui Toru olen püüdnud edasi anda seda, mis mul on tundunud oluline, aga see, mis kellelegi kohale jõuab, mis mingil hetkel, mis koha sa lahti teed selles raamatus, mida sa loed, mis sulle vajalik on, ma nagu täitsa usaldan seda, et ta ise toimetab sinu juures seda asja edasi. Ja mis on sul sellel hetkel täielik jama, et sa üldse ei näegi seda või läheb sust mööda ja mis sul sellel hetkel äkki vajalik on ja võib-olla palju sügavamal kombel, kui mina seda hiljem sõnastada olen suutnud, annab tema sulle kätte. Et selle usaldusega ma nagu lasen oma tekstid niimoodi minna, et jumal, ma olen nüüd teinud poolik inimene nagu ma olen, Toru niisugune nagu ma olen ja sina nüüd vaata, aja oma asja oma inimeste, oma lastega rahulikult edasi. Kollane tegid hästi siia, üks kollane siia ka, nii tore. Suur aitäh kõikidele.